tere hommikust kõigile, tere Timo, oled sa meil kuuldel? Tere hommikust, kuuldel. Hommik, vaatan, et kell hakkab saama kohe 9.15 ja mõistlik on vist hakata juba alustama. Meil mitmed osalejad väga tublisti kohal ja kuuldel. Väga tore. Ühesõnaga hakkame pihta või? Või ootame veel paar minutit? Hetk veel. Võtan veel onksu kohvi. Just. Te saate juba olla oma kontoris või olete veel kodukontoris? Me oleme täiesti oma kontoris, küll aga Forward-Space päris nii-öelda tänavalt tulijatele lavatud ei ole. Et ainult need, kes siis on meie püsikliendid. Keskmised lauad on tühjad, jah? Keskmised lauad on tühjad, jah. Meil õnneks on seda ruumi, et istume nagu tüüpilised eestlased ikka 5 meetrit vahet. Ja just. Et selle eriolukorra ajal, et 2-meetrine vahepeal oligi liiga nagu raske inimestele, eestlastele. Absoluutselt. Nõnda, aga tundub, et kell on täpselt 9.15. Tere hommikust kõigile, kes meid juba kuulavad ja kõigile, kes lisanduvad. Jätkame siit sama iga kolmapäevast kohvihommikut koos Dominoriga ja täna on meil külas Timo Suvi. Tere, Timo! Tervist! Ja räägime teenuste disainist ja nagu siin pildi peale näha, et kuidas luua konkurentidest positiivselt eristuvat kliendikogemust. Et teenuste disaini üks põhiosasi ongi sellise kliendikogemuse ju kujundamine ja loomine. Timo sellest meile täna räägib. Vahepeal nii palju, et kõigil, kellel on küsimused, saavad seda kirjutada kas meie webinari chati või siis on olemas ka Q&A nii-öelda boks, kuhu saab enda küsimuse postitada ja siis püüame kuidagi, hakkame ka siis jooksvalt või lõpupoole, kui Timo on enda kogemuse jagamise lõpetanud, saame küsimusi esitada. Lisaks sellele meil tänane webinar ka me lindistame selle ning seda saab järgi vaadata Forward-Space'i YouTube'i kanalist. Nii, aga Tino, ma lõpetan enda ekraani jagamise ja annan sõna sulle lobisemiseks. Ja, ma tegelikult pangatöötajana olen ka harjunud PowerPointidega, Excelitega, et ma olen ka ühe ette valmistanud ja proovin selle siia ekraanile panna. Vaatame, kas see õnnestub. Nii, share. Väga hea. Aga jah, aitäh kutsumast. Tore näha, et siin on juba, ennem just vaatasin, et oli 11 inimest, nüüd on juba natuke vist rohkem. Igaks juhuks mainin ära, et eile õhtul avastasin, et siin kodukontoris kuumandes on see kompuuter hakanud mingi trikke tegema, võib-olla igatseb oma kolleege ja ta võib välja lülitada. Loodan seda juhtu, aga siis igaks juhuks teate, et ma proovin kiiresti tagasi sisse logida, kui mul pilt mustaks läheb. Loodan, et kõik saavad tasapisi oma tööpostidele naaseda siin, kes Forward-Space ja kes mujale. Mina ise olen veel kodukontoris. Ausalt öeldes nii ära harjunud, et praegust juba tundub kuidagi veider uuesti kontorisse minna. Ei teagi, kas peab püksid ka jalga panema või võib ilma minna. Aga proovime siis korra lahata seda teemat, et kuidas siis konkurentidest positiivselt eristuv kliendikogemus võiks tekkida. Loomulikult õige vastus on teenuse disain. Tegelikult soovitan muidugi alustada sellisest konkurentide analüüsist, et see võiks olla esimene samm, aga see tõenäoliselt on iga ettevõtja igapäevane töö osa. Aga konkurentide analüüsist ilmselt saab teada, mida konkurendid teevad, aga kas nad teevad midagi õigesti, see on juba ise küsimus, et alati ei tasu nendelt kopeerida, võib-olla nad ei tea isegi, mida nad teevad. Tegelikult mina soovitan uurida, mida su klient tegelikult vajab ja seda just aitabki teenuse disain teha. Aga ma korra tutvustan ka kiiresti ennast, kes ma selline üldse olen. Tere, mina olen Timo.
Viimased 2 aastat olen töötanud Luminoris teenusedisainerina, millest umbes viimased 2 kuud olen teinud seda kodust, et selles mõttes on päris huvitavad ajad. Enne kui mind Luminori kutsuti, töötasin ma 4 aastat ühes Eesti juhtivas teenusedisaini ja brändingu agentuuris nimega Brand Manual, kuhu ma sattusin ka juhuse tahtel peale ühte suurepärast võimalust ehitada üles bränd ja teenuste standard ühele kinnisvarabüroole. Et natukene olen kokku puutunud teemaga. Hakkame siis pihta. Nagu mainiti, siis küsimused ilmselt tulevad hiljem või siis on teil siin küsimuste boks, et siis saame pärast nendele korra peale vaadata, kui jooksvad tekivad, et siis ma vuristan oma slaidides siin kiiresti üle, mingi poole tunni, 40 minutiga äkki. Aga alustame algusest. Mis see teenus siis õige poolest on? Kuna me otseselt siin sellist akadeemilist juttu ei aja ja pärast eksamitki teed, siis ma ise sõnastaksin selle niimoodi, et teenus on mingi väärtus, mis ei saa sulle jala peale kukkuda. Ja muidugi viimasel ajal on peaaegu kõik teenus. Koroonaviirusest tingituna on paljud teenuspakkujad internetti kolinud ja täna on seal nii tihe andmine nagu päiksepaistelise ilmaga rabas. Põhimõtteliselt kogu Eesti on seal kohal. Pehmelt öeldes on võib-olla keeruline üksteise vahelt silma paista. Lisaks mul on üks halb uudis ja üks hea uudis. Konkurentide seas silmapaistmine on tegelikult läinud iga päevaga üha keerulisemaks. Aga hea uudis on see, et see ei ole kunagi varem lihtsam või teostatavam olnud. Kohe põhjendan. Et enne vanasti pääses nii-öelda püünele suur korporatsioon, kellel oli väga palju raha, et omale massireklaami teha. Inimestel, klientidel ei jäänud suurt muud üle kui uskuda rikaste ja suurte ettevõtete poolt ostetud massimeediat ning tarbida nende tooteid ja teenuseid. Väikestel tegijatel lihtsalt ei olnud piisavalt võimalust omale reklaami osta. Kui see toode või teenus on selline, mida kliendid päriselt ka väärtustavad, siis täna on klientideni jõudmiseks sul kõige paremad võimalused. Iga väiksem ettevõte saab täna endast tarbijale märku anda ning kui su pakutav on väga hea, siis ei pea sa ka reklaami eest maksma. Sest inimesed räägivad lõpuks ise sinu tootest või teenusest. Sõbra soovitus on ilmselgelt kõige mõjusam vahend millegi reklaamimiseks ja kõige soodsam vahend. Enamus ettevõtjaid muidugi usub, et nad pakuvad suurepärast kliendikogemust, selles ei ole mingit kahtlust. Aga kas te oskate arvata, kui paljud tarbijad hindavad neid samu ettevõtteid kui suurepärase kliendikogemuse pakkujaid? See osakaal on umbes 10%. 8% uuringus osalenud inimestest arvas, et nad said suurepärase kliendikogemuse osaliseks, kui 80% ettevõtjatest arvavad, et nad seda pakuvad. Et see on päris suur selline, nimetame seda delivery cap'iks. Aga mida siis saaks teha, et kliendid saaks osa sama heast kliendikogemusest, mida ettevõtjad arvavad ent pakuvad? Mina soovitan muidugi kasutada teenusedisaini võtteid, et luua see positiivselt eristuv kliendikogemus. Ma usun, et paljud on vähemalt kuulnud Starbucksist. Ma loodan, et paljud on ka sealt jõudnud kunagi läbi astuda ja loodetavasti enamus said ka osaliseks selles kogemuses, kus nende nimi on kirjutatud valesti selle topsi peale. Igatahes selle valesti nime kirjutamine on üks teenusedisaini vilju. Starbucks on iseenesest ju selline lõbusasutus, pigem meelelahutusettevõte kui võib-olla mõni tõsine organisatsioon, vähemalt klientide vaatenurgast lähtuvalt. Ja see, et su nimi kirjutatakse sinna valesti, on protsessi täiesti sisse kirjutatud. Instagram on neid topsi pilte täis ja hea teenusedisain aitab sõna otseses mõttes vähendada turunduskulusi ja luua juurde lojaalseid kliente. Nagu siis mainisin, täna on kõik juba teenus, et asjade omamine näiteks on täiesti ülehinnatud. Autot ei ole vaja iseenesest ju omada, et eriti kui see parklas seisab, kui sina tööl oled. Või kui see parklas seisab, kui sina kodus tööl oled. Või kui see parklas seisab, kui sina kaubanduskeskuses oled. Mul isiklikult on auto umbes 2 kuud põhimõtteliselt seisnud. Aeg-ajalt kutsun upstiimi poist seda pesema, et keegi ei hakkaks arvama, et see on maja ees maha jäetud.
et Tallinnas veetakse maha jäetud autosid minema, et iseenesest on ka see teenusega mitte kõige meeldivam. Aga meeldivam teenus on Upsteam, see vastu ülilahe asi. Kui sina oled tööl või kodus või kaubanduskeskuses, siis kutid tulevad ja pesevad su auto puhtaks, et kasutades kusjuures selleks vaid 1 liitrit vett. Ja ei saa jätta võimalust kasutamata siin enda promokoodile ka reklaami teha, et kui kellelgi on huvi oma auto puhtaks saada Tallinnas, siis kasutage sooduskoodi Timo Suvi. Ma loodan, et see annab mingisuguse soodustuse. Aga lisaks sellele, et sa ei pea enam autot ise omama, tuuakse sulle ka hambari näiteks koju kätte. Iga 2 kuu tagant või iga 4 kuu tagant, kuidas sul endal kombeks on. Ja siuke loodussõbralik, et põhimõtteliselt mida iganes sa suudad ette kujutada, seda sa ka teenusena saad tarbida. Ei pea enam asju omama. Et mis siis järgmiseks võiks olla? Hea näide on muidugi tööriistarint. Keskmiselt kasutatakse akutrelli tema eluea jooksul võib-olla, ma ei tea, 5 minutit kokku. Minul endal paari aasta jooksul on umbes 8 minutit vaja läinud. Nendest 2 minutit, et naabritele vastu puurida. Aga kliendile tõelise väärtuse pakkumiseks püüa aru saada, millist probleemi su toode või teenus kliendi jaoks lahendab. Inimesed tegelikult ju ei vaja puuri, et saada pilt seina. Tegelikult tal on vaja ainult auku. Õigemini tal ei ole vaja ka auku, vaid hubast kodu, mida üks kunstiteos võiks aidata pakkuda. Või võib-olla on tal vaja hoopis mälestus vanaemast alles hoida. Et selle jaoks ei ole ka vaja puuri konkreetselt omada. Puur on kõigest üks vahend selle saavutamiseks. Ja inimesed on leidlikud. Sinu tootele või teenusele võib olla ju mitmeid alternatiive. Kellaaeg ei ole küll veel võib-olla sobilik, aga mitut erinevat veinipudeli avamise viisi te teate, kui korgitser on kadunud või on ununenud kaasa võtta. Ise võime ju teada, kui hea meie toode on või kui kasulik see on või kui loodussõbralik selle tootmine on. Aga kas see info on ka su kliendile relevantne? Selle peale tasub kindlasti mõelda. Indias mõeldi välja auto, mis peaks vastama inimeste vajadustele. See viib kohale, on kättesaadava hinnaga, sportliku välimusega võib-olla. Sellest pidi saama uus Volkswagen Põrnikas või uus Volkswagen Golf. See on ju igati ratsionaalne ja mõistlik valik. Huvitav, kas disainerid küsisid ka klientidelt, mida neil tegelikult vaja on või disainisid jälle Exceli pealt masina. Seda autot müüdi eelmisel aastal 1 ja õnneks on selle tootmine ka lõpetatud, et ikkagi saadi aru, et see asja nii ei käi. Sellepärast tasub aru saada, kes su klient on ja mida tal tegelikult vaja on. Oma kliendist aru saamine võib muidugi tunduda esmapilgul lihtne, kui tegelikult kas sa päris ka tead, kes su tarbija on või mis on tema motivatsioon sinu kaupa osta või teenuse eest raha maksta. Millise vajaduse su toode rahuldab, kas füsioloogilisi vajadusi nagu näiteks täiskõht või eneseteostus nagu parim toidu pakkumine oma perele või hoopis hämmale, äiale mulje tekitamine. Ütleme nii, et neid vaatenurki võib olla päris palju, sellepärast tasub kaevata päris sügavale ja püüda aru saada, kes su klient tegelikult on, kellele su toode korda läheb, kes seda kasutab, kes on tegelik kasusaaja ja võib-olla ka, kes selle asja eest üldse maksab. Koera toidu, laste mänguasjade puhul täiesti teema on ju. Teeme ühe väikse harjutuse. Paljud on võib-olla seda juba näinud, aga ärge siis teistele ette öelge. Õnneks teil ei ole ka väga võimalus selleks. Klassikalises turunduses kasutatakse oma sihtgrupi kirjeldamiseks demograafilisi näitajaid. Siis proovige kujutada ette endale vaimusilmas järgmiste demograafiliste näitajatega 71 või 72-aastast Inglismaal üles kasvanud meesterahvast. Näiteks millise autoga ta võiks sõita või kas ta remondib seda autot ise. Millised need koerad on, kes talle meeldivad selle kirjelduse järgi. Kuidas ta näiteks riietub või mis talle süüa meeldib.
või mis talle juua meeldib. Et loodan, et enamusel tuleb mingisugune Inglismaa mehe pilt ette, kes sellele kirjeldusele võiks vastata. Siis tegelikult sellistele demograafiliste näitajatega on näiteks nii Prince Charles kui ka Ozzy Osbourne, kellel kindlasti on täiesti erinevad maailmavaated ja ellusuhtumine ja ka tarbimisharjumused. Et tasub võib-olla proovida sellisest klassikalisest keskmisest välja ujuda. Et kas te olete näinud mõnda perekonda, kus on 2,1 last või näiteks 0,2 kassi, kuidas te temale oma teenust disainiksite? Teenuste disainis me kirjeldame oma klienti läbi persoonade. Persona on siis kliendigruppi esindav isik, kes on loodud oma kliendigrupi kõige tüüpilisema näitena. Et ei pea olema päris isik, aga võiks olla või peab olema loodud päris inimest kirjeldades. Hüppan korra üle. Personal on üldjuhul nimi, vanus, amet, asukoht, lisatakse pilt ning iseloomustav lause, pannakse kirja tema motivatsioon, ootused ja lootused, mured ja hirmud ja muidugi ka tegevused. Loomulikult digitaalsed harjumused ning demograafia, vanusest kuni sissetulekuni välja. See annab hästi palju juurde. Personasid peaks aktiivselt kasutama kogu disaini ja arenduse protsessi juures algusest lõpuni. See on sinu kasutaja hääl ja nägu. Et alati on lihtne persona juurde tagasi minna ja küsida endalt mõnda teenuse funktsionaalsust näiteks arutades või luues, et kuidas see Martinile näiteks meeldib. Kas teda üldse võiks huvitada selline asi, mida sa praegu teed? Personade loomiseks on erinevaid mooduseid. Kõige mõistlikum on nendega rääkida, oma kliendiga rääkida ja panna siis intervjuude põhjal kokku sellised tüüpilisemad kliendigrupid. Et näiteks mingi 10 intervjuust võiks sul tekkida 2-3 personat näiteks. Muidugi klientide käest ei saa otse küsida, et mida te soovite, vaid et selleks intervjueerimiseks on väga hästi palju erinevaid meetodeid. Et kui me oma panga kliendi käest küsime otsa, et mismoodi me saaksime oma teenust talle paremaks teha, et siis tõenäoliselt sooviks väiksemat intressi või sooviks kodulaenu väljamakset sularahas. Ilmselt oleks päris vahva minna notarisse silakotiga. Aga me peame natuke teistmoodi lähenema. Lisaks on hea võimalus ka läbi viia vaatluseid. Tänapäeval on natuke lihtsam muidugi, et saate selle viiruse mask ette panna ja olla lihtsalt selles keskkonnas, kus teie kliendidki teie toodet tarbivad. Aga selliseks kriipiks ei tasu minna, et selja taga vaadata, et üks võimalus on nii-öelda sisse sulanduda. Minul endal on suurepärane kogemus ühe Eesti jaemüügi, õigemini mitte Eesti, aga Eestis tegutseva jaemüügiketi abistamisel. Aitasime siis juhtkonnal välja mõelda, kuidas olla oma töötajatele parem ettevõte. Ja selleks kõige mõistlikum viis oli sulanduda keskkonda, hakata selleks töötajaks seal ja vaadata siis, kuidas ja mis paremaks võiks minna. Et seal külmade riiulite vahel oli selle kauba väljapanek oli suhteliselt tüütu töö tegelikult, et müts maha nende inimeste ees, kes seda igapäevaselt peavad tegema. Ja päris jahe oli ka, nii et me pidime aeg-ajalt puhkeruumis kõigist mingit sooja jooki tegema ja kuna see jaemüügikett on näiteks Soomest pärit, et siis ja teadupärast soomlased on suured kohvi armastajad, et siis seal kohvi nii-öelda kann oli kogu aeg tulel. Aga peale 5. tassi oli niisugune värin juba sees, et rohkem väga kohvi ei tahtnud enda soojendamiseks, siis hakkasime juba mõtlema tee peale ja siis üks proua seal nurgas istus ja ei teed ja siis me küsisime, et kust teed sai, et me kuskil ei näe siin. Siis ta ütles, et tee peab ise kaasa võtma. Et mitte keegi juhtkonnast kunagi ei olnud küsinud oma töötajalt, et mis me saame teie jaoks ära siin teha. Et teadupärast kui see jaemüügikett on Soomest pärit ja sealt
kohvi on loomulikult tasuta, siis enamus töötajaid on muidugi võib-olla Vene päritolu, kes pigem eelistavad teed juua ja seetõttu joodigi seal teed ja kohv põhimõtteliselt seisis ja meie töö tulemusena, mitte ainult see, et nüüd on nendel seal tasuta tee töötajatele, lisaks tasuta kohvile, on seal veel umbes mingi 100 ettepanekut, millest päris paljud on ellu viidud, on ka see, et külmkappidel on nüüd uksed ees, et nii hoiab energiat kokku, töötajatel on seal natukene lihtsam tööd teha, ei pea kogu aeg seal nii-öelda jahedas ruumis viibima ja tegelikult on klientidel ka mugavam. Et tegelikult tasub astuda nii-öelda nende kliendi kingadesse ja saada aru, mida parandada, mitte niimoodi eemalt arvates lihtsalt. Kui meil on nii-öelda analüüsi osa tehtud, me oleme uurinud ja puurinud ja me oleme aru saanud enda kliendi persoonas, siis järgmine samm on kliendi teekonna kaardistamine. Et kui me võtaksime meie enda panga kontekstis ja panga vaatenurgast ühe kliendi teekonna, siis suure tõenäosusega on see selline lihtne, et klient astub sisse ju kontorisse, võtab järjekorranumbri, istub toolile, loeb meie brošüüre, mis me oleme talle ette valmistanud. Lõpuks jõuab järjekord temani, räägib oma mure ära, saab selle lahendatud ja loomulikult saab ka ülevaate lisatoodetest ja lahkub kontorist. Aga kui me nagu kliendiga räägime ja uurime, milline siis tema kogemus ja teekond seal tegelikult on, siis see võib olla natuke teistsugune. Et ilmselt see algab sellest, et pank ei ole selle kliendi jaoks kunagi mingi destination, vaid jääb tee peale ja hüppab seal kiiresti läbi, peab parkimiskoha endale otsima, vihma sajab, auto pritsib märjaks, järjekorranumbri võtab, loeb samal ajal telefonis Delfit, kui järjekord tiksub edasi. Nende brošüüridele suure tõenäosusega tähelepanu ei pööra. Telefoni akku muidugi tühjeneb, mingi klient saab temast ette miskipärast arusaamatutel põhjustel. Lõpuks siis jõuab oma sinna laua taha, saab oma murest räägitud, kuigi tegelikult hakatakse talle hoopis mingi pensionit pähe määrima ja ei saagi aru, mis toimub. Et võib olla palju konarlikum see teekond, kui meie võime arvata, kui me päriselt seda kliendi nii-öelda arvamust arvesse ei võta. Aga sellisest kaardistamisest on tegelikult ülipalju abi, et selle analüüsi abil saab välja tuua need kitsaskohad, eks ju. Ja kriitilised puutepunktid on alati mõistlik esimesena ära lahendada, et saada see emotsioonikõver veidi sirgemaks. Et alati ei pea kogu teekonda või protsessi nullist disainima hakkama. Aga tasub ka analüüsida puutepunkte, kus klient on eriti rõõmsalt tundis, et miks ta seal õnnelik oli. Need on need kohad, millest tasub õppida positiivse kliendi kogemuse disainimisel. Et püüda aru saada, miks klient nendes kohtades õnnelik oli ja kuidas talle jätta meiega hea emotsioon. Kliendi teekonna pealt on tegelikult suhteliselt lihtne neid punkte välja tuua ja arvesse võtta. Kliendi kingadesse astumine võib alguses tunduda küll mõttetu, aga uskuge mind, see vaatenurk võib olla väga teistsugune, kui te iseenda teenuse kohta arvata võite. Lihtsalt hea näide, konkreetselt sellist maailmakaarti tegelikult kasutatakse mingis Austraalia piirkonnas. Meie jaoks tundub see täiesti mingi veider tagurpidi asi, aga see on see, mille järgi põhimõtteliselt meremehed reisivad. Et teie olete ju professionaal ja teate oma teenusest või tootest kõike, aga klient tarbib päevas tuhandeid sõnumeid ja sadu tooteid ja teenuseid. Ja selles virvarris saadab edu pigem neid, kes teevad ennast kliendile lihtsaks ja väärtuslikuks. Huvitaval kombel ma olen päris kiiresti siin üle vuristanud. Mul on siin ainult kiire kokkuvõtte slaid ja siis olemegi omadega mäel. Et igal juhul tasub aru saada, kes on su klient ja mitte lihtsalt paberi pealt, vaid päriselt oma klienti mõista. Püüda aru saada, mis on tema mured, rõõmud ja vajadused ja eesmärgid ja kuidas sinu toode seda muret nii-öelda rahuldab
ja ka millised on tema alternatiivid täna. Mitte ainult otsesed alternatiivid, vaid ka kaudsed alternatiivid. Näiteks King, millega saab samamoodi naela seina taguda. Sellepärast tasub vaadata oma tootele või teenusele just kliendi vaatenurgast ja pidada meeles, et kliendi teekond teie juurde ei hakka uksest sisse astumisega või sulle emaili saatmisega, vaid tegelikult palju kaugemalt. Tal tekib mingi mure juba eemalt või tal tekib mingi vajadus kuskil juba varem, et kuidas olla siis õigel ajal tema valikute seas. Ja teekonda parandada või teekonna parandamisel alusta väikeste ja kriitiliste puutepunktide parandamisega, et alati ei pea kogu teekonda ümber disainima esimese hooga, küll selle ümber disainimiseni ka jõuab. Tuleb niimoodi. Ja kui ma alguses mainisin, et siis tasub analüüsida oma konkurente muidugi, aga kopeerimine loomulikult ei ole soovituslik, et kopeerimine lõpeb sellega, et mitu ettevõtjat, kes pakuvad sama kasutajat teenust või toodet. Aga läkski hästi, väga kiiresti. Ja, aitäh, Timo, sellise väga ülevaatliku pooltunni eest, mis teenusdisaini puudutab, sest et üldjuhul, kui püüda aru saada või kuulata teenusdisainerid, siis tavaliselt jääb väga selline segane arusaam. Küll aga mul on sulle kohe küsimus. Ma olen avastanud, et teenusdisaini protsessi üks kriitiline, aga samas selline, kuidas ma siis ütlen, keeruline osa on see, et just sa tõid selle välja, et see vestlus kliendiga on ju, et ei saa otse küsida. Nende küsimuste sõnastamine ja suunamine, et sa saad enda vajalik info kätte nii, et klient ei avalda enda arvamust. Et äkki sa võib-olla selgitad seda osa natukene lähemalt? Ja, esiteks ei soovita tekitada mingisuguseid küsitlusi, mida sa e-mailidel saad, vaid päriselt vestled kliendiga. Ja kõige lihtsam soovitus on küsida hästi palju miks küsimusi. Et kui klient hakkab midagi sulle rääkima või seletab sulle, kuidas ta mingi toodet teenust tarbib, kuidas ta konkurenti tarbib, miks ta nendest nii arvab, siis alati küsi veel miks ja siis küsi veel miks ja siis küsi veel miks, kuni sa tegelikult jõuad juurpõhjusteni. Lisaks ei soovita ka korraldada selliseid vestlusgruppe, nagu grupiuuringud, kus sul on nagu mitu inimest korraga laua taga, kellega sa siis vestled, et nad kipuvad üksteisele mõju avaldama ja selle arvamus võib muutuda, et sellised üks-ühele vestlused kindlasti, et selleks tasub aega varuda. Huvane keskkond loomulikult, et su kliendil ei tunneks ennast sellises rambivalguses, et see kindlasti nõuab natuke tööd ja harjutamist, aga lõpptulemus on väga väärtuslik. Super, aitäh. Siia vahele võib-olla lisan, sa suhteliselt alguses rääkisid kohe, et kõik on muutunud teenusteks, et mina esimest korda seda mõtet kuulsin küll vist Ville Jehe suust ühel esinemisel, kus ta ütles, et tooteid ei ole olemas, on vaid teenused. Ehk siis iga toode kannab endas mingit teenust, et see on nagu päris huvitav vaatenurk, läbi mille kogu meie maailma nagu vaadata. Et see on täiesti soovitan kõigile, et mõelge korra. Ükskõik millest nagu alguse saada, kui sa käpikuid kood, siis sa saad ka selle ilmselt teenuseks pöörata. Käpiku pöial läheb katki, sa, ma ei tea, mingisuguse esialgse hinna sees fixid selle mingisuguse posti teenusega, saad selle ära lahendada, et keegi ei pea sulle tallu kohale sõitma selle katkise pöidlaga, vaid sa korraldad selle poole ka ära ja näiteks see mis iganes põhimõtteliselt tootest teenus. Vahepeal tuletan kõigil osalejatel meelde, et jätkuvalt saab küsida küsimusi, kirjutada siis kas chati või Q&A boksi. Siit edasi küsin korra ka persoonade loomise kohta, et väga tihti inimesed, kes puutuvad nagu esmalt teenusdisainiga kokku ja käivad mõnel koolitusel ja siis istutakse tavaliselt
jõutakse persoonade loomiseni ja võib-olla tehakse see harjutus läbi, on ju. Ja tihti jääb see mulje inimestele, et see persona nagu, et ma mõtlen oma kliendi segmendi peale ja loon ise persona kokku, et ma saan aru, et tegelikult ikkagi see põhiinfo peaks tulema vestlustest või võib-olla see on paar sõna täpsemalt, kuidas sa selle persona saad sellise, et see tõesti on sinu selle kliendi nägu. Siin on nagu kaks võimalust, ma ütleks. Üks tegelikult on ju, sa võid ikkagi alustada sellega, et sa kirjutad oma nagu kujutelma näiteks, aga siis sa valideerid seda päris klientide peal, et sa lähedki, räägid ikkagi nendega ja kontrollid, kas see on päris nii, nagu sa siia kirja said. Või siis teine ongi see, et teed oma guugeldad persona Canvas või persona tööleht ja lähed sellega kliendi juurde ja üritad siis seda nii-öelda täita, mitte siis muidugi otse nii-öelda kliendi vastuste põhjal, vaid ikkagist küsimuste ja vastustega. Aga ise soovitan tegelikult just nende nagu suurema hulga intervjuude põhjal, võib-olla selline tüüpklient nii-öelda ära kirjeldada selle Canvase peal. Või siis teine alternatiiv on see, et sa tegelikult kirjeldad nagu äärmused ära. Et kui sul teenus, sa ise ütled, et sul ikkagi sobib nagu nii-öelda kõikidele eestlastele, et siis sa võtadki sealt nagu selle, kes sa arvad, kes on su kõige nagu võib-olla kriitilisem klient, kes üldse sinu toodet ei taha tarbida, aga tarbib miski pärast või veel ei tarbi. Kirjeldad tema ära ja siis kirjeldad kõige suurema fänni näiteks ära. Ja siis, kui sa nendele mõlemale suudad oma selle toote nii-öelda valmis disainida, siis ta põhimõtteliselt võiks ka paljudele teistele sobida. Siit, kusjuures selle peale on tulnud väga hea küsimus, et kui palju peaks personas olema? Sellel ei ole küll mingit kindlat vastust. Et oleneb täiesti su tootest ja teenusest. Meil näiteks pangas me oleme kirjeldanud ära äkki umbes isegi 20, aga meil on hästi lai nii-öelda toodete teenuste spekter samamoodi. Et see hästi sõltub. Ja kui neid personasid on juba väga palju, siis sa tegelikult juba tekitad mingisugused nii-öelda klastrid nendest. Et sul ongi seal, ütleme, 10 sellist, ma ei tea, IT-nohikut, siis sa suudad nad enam-vähem mingi ühte sellisse lahtrisse või klastrisse panna. Kui sul on 17 võib-olla pensionäri, et siis sa ilmselt suudad ka nendele mingisuguse ühe lahtri tekitada. Võib-olla üks pensionär hüppab sinna mingisse IT-savi punti ka, aga umbes nii see käib. Selles mõttes küll, et ma pakun, et vist ainult ühe persoonaga ei saa kunagi hakkama. Jah, üks on vähe. Üks on vähe. Küll aga kui enda kliendid ära segmenteerida, siis võib-olla segmendi peale 2-3 oleks selline hea ja siis tuleb lihtsalt vaadata, et kui nad väga nagu kattuma hakkavad, et nad siis just klasterdamine või siis tõesti jääda siis mõne konkreetse persona peale. Siit järgmine küsimus, et kas kliendi teekonna peaks nüüd iga persoonaga läbi tegema või piisaks sellisest üldisest? Ikka iga persoonaga, et see ongi täiesti erinev nendel kõikidel. Et see ongi võib-olla selle eesmärk, et see on hästi nii-öelda individuaalne teekond tegelikult. Seal loomulikult ei saa kõikide nii-öelda aspektidega arvestada, et kui me siin selle panga näitel tõin autopritsib täis, otsin parkimiskohta, et siis need on võib-olla üksikud näited, aga sellel inimesel tekib ikkagi mingisugune kogemus ja emotsioon. Aga see on hästi individuaalne ja see tuleb kindlasti kõikidega teha. Aitäh sulle selle vastuse eest. Nii, kellel on veel, meil on umbes 10 minutit jäänud nii-öelda ajaliselt, et saate veel küsida. Ma võib-olla ise küsin selle kliendi teekonna loomise kohta, et sa tõid välja need puutepunktid, et mõnikord või need kriitilised puutepunktid on, et mõnikord, kes kliendi teekonna sellist tööriista kasutab, siis jääbki segaseks, et mida ma siis selliseks puutepunktiks loen. Mis on see puutepunkt ja äkki sa võib-olla räägid sellest ka natuke lähemalt? Siin on, seda saab vaadata
et kui nagu sisse sa tahad zoomida nii-öelda teenuse kasutamisse tegelikult, et see võib olla hästi selline üldine, sul võivad olla seal, ma ei oskagi mingit head näidet tuua, aga kõige lihtsam võib-olla on alustada põhimõtteliselt sellest, et kui su klient tarbib mingisugust meediat, näiteks ma ei tea, telefonist loeb mingit uudist, siis pane see puutepunkt, kus ta nii-öelda sinu kohta näiteks võib lugeda. Kui ta näeb sinu vaateakent, sinu veebilehte, see on puutepunkt. Veebilehel saad sa väga sisse zoomida, kuidas ta seal see nii-öelda teekond on, kuidas ta jõuab toote kataloogist kuni ostmiseni, see on täiesti eraldi teekond ja see on hästi sisse zoomitud nii-öelda kliendi teekond tegelikult. Kuidas see toode jõuab temani, kas ta läheb selle ise kuskil järgi, kas saadetakse talle pakiautomaati, milline see pakend on, kuidas ta selle kätte sealt saab, see on täiesti puutepunkt. Pakendi avamine näiteks, see toode ise, kuidas ta selle sealt kätte saab, kindlasti ka võib-olla mingi garantii, kui sellel tootele võiks olla see kasutusjuhendi kasutamine, võib täiesti nagu sisse zoomida ja eraldi teekonna sellest teha. Nii edasi, et see sõltub hästi tootest teenuse eripärast ja kui detaili tahad minna, aga selle saab olla väga nagu üldine ja võib ka väga-väga detaili minna. Mingite asjade puhul tasub sisse zoomida. Absoluutselt. Siit võib-olla üks küsimus veel lisaks, et enamus ettevõtete jaoks tegelikult on tähtis see, et klient tuleks tagasi, et sellise püsikliendi tekitamine, et on sul mingid toredaid näiteid, et kuidas nii-öelda seda kliendi teekonna lõppu disainida niimoodi, et klient tuleks meil uuesti tagasi. Et mida nagu mõelda, et see on, kui ei ole just selline kuupõhine teenus, siis mul on üks näide ühelt teenusedisaini konverentsilt, kus räägiti Airbnb reitingutest ja seal toodi näiteks, tehti siis nii-öelda suur big data analüüs ja vaadati siis, et millised korterid või millised majutused, millised nii-öelda korteri omanikud saavad suuremad reitinguid ja miks ja millised natukene nii-öelda väiksemaid. Ja mingi tulemusena selgus see, et kui kõik on väga hästi selles nii-öelda külastuskogemuses, sa saad oma korteri võtme kuskilt mingist koodiga boksist kätte näiteks, jõuad korterisse, sul on seal võib-olla mingi kohalik mahl näiteks on juba külmkapis valmis ja paidad on ilusti klopitud ja kõik on niisugune flawless kogemus, sul on mingi turismikaart seal laua peal olemas ja need korterid said seal 4 punkti, täitsa hästi, 5 siis ja korterid, kus näiteks võis olla WC paberolli otsa saanud, kraan tilkus või näiteks siis see dušiotsik oli katki või mida iganes ja sa pidid selle kliendi või selle korteri omanikuga nagu nii-öelda suhtlema otse ja ta nii-öelda parandas selle probleemi ära ja võib-olla siis andis sulle seal mingi, kuule sorry, et nad võtasid, siin on näiteks vein või midagi. Need said 5. Et selline isiklik puude oli sees ja et sa nagu fixid mingisuguse mure ära, mis inimesel on. Ja nendel läks seal paremini. Mitte, et ma soovitaksin oma teenusesse või tootesse mingisuguseid vigu sisse nagu tuua, aga kui kõik on hästi selline, läheb internetti, et siis võib-olla proovige sellist personaalsust natuke sisse tuua. Väike touch. Ja mul on isiklik kogemus auto rehvi vahetusega, kus ma olengi jäänud suht suvalisse urkasse vahetama oma rehve. Sellepärast, et nad lihtsalt nagu ütlesid, kuule, aga jäta oma rehvid siia, et mingi jumala mugav, et sa ei pea oma keldisse hoidma neid. Mul mingi, okei, hea mõte. Nüüd ma käingi seal kogu aeg, sest mu rehvid on seal kogu aeg, vaata. Mul ei ole kuskile mujale minna. Väga aitäh. Suur tänu selle näidetest, et see personaalsuse pool on eriti teenustes, mis on väga ära automatiseeritud ja väga
kasutajale ühelt poolt mugavaks tehtud, aga teistpidi on kindlasti see mõte, et kuidas sellist personaalsust enda teenusesse sisse tuua. Ma saan aru, et Luminoril on ka väga sellised huvitavad plaanid, et ma ei tea, kas sa saad juba rääkida, et kuidas te pangateenust personaliseerite või võib-olla mõne näite tuua? Eks me tahame tegelikult ikkagist sellesse big datasse natukene sisse kaevad ja vaadata, mis võimalused seal maailmas on. Et aidata selles mõttes nagu personaliseeritumaid pakkumisi teha klientidele, aga me ei saa seda inimkontakti sealt nagu vahelt ära võtta, et see peab kindlasti jääma. Super. Tundub, et rohkem meil küsimusi ei ole. Ühesõnaga suur tänu Timole selle kogemuse jagamise eest. Jällegi, kellel jäi poolikuks või kes tahab seda järgi vaadata, siis hiljemalt järgmise nädalaks on Foraspace'i YouTube'i kanalis video üleval. Lähete YouTube'i, kirjutate Foraspace ja leiate meie kanali ja saate seda videot järgi vaadata. Nüüd järgmiseks kolmapäevaks on meil samamoodi kohvihommik veel Luminoriga ja siis tuleb rääkima Tõnu Palm ja tuleb selline järgmine põletav küsimus, et mis siis majanduses toimub. Et kindlasti põnev, minge Facebooki, Foraspace'i, otsige Foraspace'i leht üles, likeige ja jälgige meid, et kohe kolmapäevane info tuleb ka täna juba laivi. Ja kindlasti vaadake, mida Luminor teeb, et Luminoril vist mina ei ole kuulnud, et ühelgi teisel pangal oleks eraldi teenusdisainer tööl. Võib-olla on, aga... Meil on teenusdisaini osakond täiesti, wow. Seal on, meid on 3 teenusdisainerit ja nii-öelda meie juht on ka teenusdisainer. Väga Eestis rohkem ei ole minu meelest üheski pangas ega väga ka suurtes organisatsioonides ei ole. Kusjuures vist 99,99% organisatsioonides ei ole sellist nagu teenusdisaini ametikohta isegi mitte. Võib-olla on... ei ole. Aga see on tulevik, sest et muud moodi ei saa. Loodan. Jah, kuulge, aga suur tänu, Timo, suur tänu kuulamast ja nüüd back to work. Jah, aitäh teile, nägemist teile ka.